selle märjukese poole. Minu isa oli siuke väikest viisi ärimees, Tahkranna mõisa tööline. Aga kevadeti merepüügi aeg oli siuke väike kõrtsipidaja. Mõisas olnud oma viinavabrik. No, ta müünud seda mõisa viina. 3 kopikat korter. Ärimees, Tüünised on ikka seda mõisa viina valastanud. Viitstel löödud, vahetid löödud vitsad pealt ära, puuriti auk sisse ja kohe ämber viina lasku välja. Terve ämber. Ja siis kui vaatis hakati puhastama, 100 piikra auk olnud ühe vitsal. Mis on ära? Jaab 100 auku. minu ema ja isa olid ka mõisas tüü. Mõisaära ja proua kaklesivad seal omavahel loomade pärast. Isa on värvanud toapoisid, ema muidu talitaja tüdrikuks. Saime olnud sedaviisi, et ära hoidis ikka hobustele paremad heinad, ristikeinad ja lehmadel polnud mitte lasknud anda. Aga kus sa sellega? Nii kui ära kodust ära läks, proua kraameldas ette lehmadele kohe. Ära oli seda ära aimanud. Ükskord kodust jälle ära minnes võttis toapoisi ligi. Nii kui ei tea, kuhu ära läheks või mis. Nii, sõitnu paar versta. Ära ütelnud toapoisile. Kuule, Jaak, mine vaata, mis nad seal kodu jälle teevad. Satainas, kui siis Jaak sisse läinud, nagu välk üleval laudib, tüdrikud parasjagu ristikeina alla ajamas. Vahel. Tüdrikud kõik üks siia teine tänne eest ära jooksnud. Minu ema jäänud nii uhkelt lauda lungi ääre peal seisma. Neil olid isaga juba Jaaniga jutud räägitud. Aga kui siis Jaan tuli ja viskas ta, sulle viskas nagu taku nuustaku ülevalt alla. Mis asja? Viskas alla? Viskas alla, jah. Õnneks oli juba ein alla aetud. Midagi suuremat ei juhtunud. Jaa. Ma mäletan veel, et kui ma väike olin, meil koduvahest seda lugu räägiti, tead siis. Ema ikka naeris, et isa tahtnud teda enne aegu ära ämmastada. Isa pistis kohe vastu, aga mis sa siis lähed vaitskust tegema? Vaitskust teha ei tohi. Ei tohi.